Eesti Geoloogiateenistus alustas aastal 2024 maapõuenädala läbiviimist keskkooliõpilaste hulgas. See tähendab, et ühe nädala jooksul me laseme keskkooliõpilastel vastata huvitavatele küsimustele Eesti maapõue kohta. Ja selle viktoriini esimesed kõige edukamad 15 kooli on meil nüüd Arbaveres külas, uurimas ja vaatamas, kuidas käib geoloogide igapäevatöö. Arbavere teaduskeskus on selline koht, kus õpilane kohtub sellega, mida ta tunnis õppis ja ta tõepoolest näeb oma silmadega Eesti geoloogilist läbilõiget, saab oma käega katsuda. Samas ta kohtab seal Arbavere keskuses inimesi, kes töötavad geoloogina, väga erinevates ametites nähtavasti. Ja ta näeb geoloogi karjääri kujunemist ja ehk edaspidi oskab ta ka ise tahta saada geoloogiks. Me panime happeid siis paekivide peale, et eristada lubjakivi ja dolokivi. Me kriimustasime küünega osasid kivimeid, et tuvastada, et mõned kivimid on rohkem vastupidavamad ja mõned kivimid on vähem vastupidavamad. Samuti uurisime me ka masinaga tarkkivimeid. Näiteks panime ühe kivi masinasse ja saatsime sinna röntgenlaineid, et näha selle kivi sisse. Valminud on väga toredad maapõuevarade purgikesed, kus on siis mõned näidispalad ja nimi, siis tublimad koolid said varustatud maapõuevarade seljakotiga, kus on siis sees ka kolmeosaline mäng ja saab siis ka nagu käed külge katsuda neid maavarasid ja arutada maavarade kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid üle. Ja eriti toredad on värsked plakatid, kus on kujutatud Eesti geoloogilist ehitust ja nagu uusimad teadmised on toodud kooli lauale. Ma võtsin kaasa graptoliit-argilliiti. Ma võtsin kaasa glaukoniit-liivakivi. Ma võtsin kaasa fosforiiti, mida meile anti siis väikestes pakiskestes. Ja ma võtsin kaasa ka suure hulga põlevkivi ehk kukersiiti. Minu saak oli natuke tagasihoidlikum. Mina võtsin kaasa ainult põlevkivi. Siis ma võtsin kaasa lubjakivi, sest siin on sellised ägedad moodussid. Ja viimaks võtsime kaasa ka sellise puursüdamiku. Kui vaadata maateaduslikku haridust kui loodusteaduse ja keskkonnateaduse osa, siis me leiame õpetajatena, et sellise maateadusliku hariduse andmine on väga seotud kodanikuharidusega. Et maapõueressursside kasutamine puudutab kõiki meie riigi elanikke ja need teadmised peavad olema kõigil. Ma loodan, et nende toredate ja huvitavate päevade jooksul, mil me oleme siin võõrustanud Arbaveres 15 Eesti keskkooli noori, oleme me äratanud noortes piisavat huvi ja põnevust, nii et nad asuvad geoloogiat õppima ka ülikooli ning hiljem ma luban neile, et tööst neil puudu ei jää.